Täna on kavas teha midagi muud. Tuli idee, et nii kaua kui mäletan neid asju, imelik jah, kuidas see inimese aju ikka töötab, et lapsepõlvest mäletad teatud asju, et siis mõtlesin, et teen siis väikse video, kuidas mul lapsepõlves oli, mis kalastumisjuhtumid mul olid, kõik, mis mul vähemalt meeles on, et mida huvitavat juhtus. Et sõidan siis praegu sinna Meldistesse, kus ma põhimõtteliselt üles kasvasin ja mis huvitavad kalastusasjad minuga juhtusid seal. Tere tulemast Meldistesse. Siin ma siis nooruspõlves elasingi. Põhimõtteliselt kõik need kalastusjutud, mis ma nüüd hakkan ette lugema, need on kõik juhtunud kuskil 80-ndate lõpus ja 90-ndate alguses. Seepärast 96 kolisin ära Rootsi. Et siis mõtlesin, et alustan siis Luutsna jõega. Kõigepealt sinna. Et seal juhtus üks päris huvitav kalamehe jutt. Kutsuks selle niimoodi siis. Ja siin ongi Luutsna jõgi. Kas saab siia parkida kuskil, et ette jää kedagi. Aga vaatan, et jõgi on kõrge. Nagu kevad sula oleks praegu. Paistab, et praegu on jah kõrge veetase, et jõgi uputab nad. Ja kinni on ka kasvanud siin muidugi korralikult kõik. Et siin oli siis esimene kalastusjutt mul, mis oli. Põhimõtteliselt oli mingi ikka väga noor ja siis oli see vana spinna. See olid suured, megasuured kettad, millega saab vasta näppe ilusti, kui ei oska korralikult visata. Et siis läksin kalale, siis oli mingi paari viskega tuli see haug otsa, mingi 1,5 kilon umbes võiks öelda. Siis ma tegin tavaliselt siuksed sõlmed, mis olid nagu suur aasjäi. Ja siis oli sõlm nagu siin üleval ja siis oli siuke nagu, oli aas, ma ei tea, kuidas seda kutsuda. Et siis täpselt sealt sõlme otsast niimoodi, et seataks nagu katki ja siis see aas jäi landi külge. Et see haug pani siis koos sellega minema, mina muidugi noor ja siis nuttkurgus läksin koju ja siis olid landid ju, maksid ikka palju kassis ja oli raske saada neid lante ja siuke hõbe lant oli, ma panen pildi siia, kui ma leian netist. Ja siis läksin nutukogu koju ja siis järgmine päev võtsin uue landi ja tulin siia jälle kala püüdma. Läksin sama koha peale, mõned viskad tegin ära ja siis näkkas, mõtlesin ma. Siis kerin, mõtlen, et see küll kala ei saa olla. Arvake, mis ma kätte sain. Oma landi. Ma olin täpselt sealt aasast kinni võtnud selle landiga nii täpselt viskanud, et haugil oli see land siis suust ära tulnud ja siis oli see jõhv arvatavasti üleval niimoodi, kergem kui see vee peal tavaliselt tuleb jõhv ju. Ja siis oligi, et tuli see niimoodi oli üleval ja siis ma püüdsin täpselt selle landi kinni ja sain landi tagasi. See oli muidugi mega happy ja siis ma edasi kala ei püüdnudki see päev koju ja ise nii happy. Vaatan, mis siin on ikka, veetase on ikka väga kõrge, nad kõik uputab praegu. Muidu jõgi on siin tavaliselt hästi madal. No näed, tavaliselt saab siin sillal kõndida, aga nüüd ei saa siin kuskile minna, siin on üleni vee all kõik. Siin sillal sai silmusid kah püüda, jättega kinni, siin olid silmud. Need, kes Meldistes praegu elavad, kas te olete siin kalal käinud? Viimasel ajal ma vaatan, vist ei ole, sellepärast siin on ikka kõik kinni kasvanud ja jälgi ka nagu ei ole, et keegi siin kalal käiks. Muidu oli väga hea kalakoht oli, aga siis oligi mingi aasta. Mõned tropid mõtlesid, et on huvitav elektriga kala püüda. Põhimõtteliselt käisid siin mingi paadiga arvatavasti peale ja tõmbasid elektriga kalu välja ja siis põhimõtteliselt siin oli võimatu enam haugi saada. Siin ei olnud kala enam. Seepärast nad olid jah tüüjaks teinud kõik ja kala ei tule siia ja teab, kus siuke loll hävitus tehakse. Lihtsalt elektriga minnakse püüdma. See on nõme, see on ahnus minu arust. See ei ole mingi kalapüük. See on täielik ahnus, need, kes elektriga kala püüavad. Te olete debiilid otseses mõttes, ütlen kohe välja. Muretsege parem endale teine elu või mis iganes. Käige kuradile. Nii,
siin vist ei ole rohkem midagi ees, mida ma mäletan, et oleks huvitavat juhtunud. Läheme nüüd Meelist järve äärde. Seal on palju asju, mis on huvitavad. Või läks oja kõigepealt, mis tuleb Meelist järvest välja sinna ennem, siis Meelist järve. Tahtsin minna oja juurde, aga paistis, et seal on nüüd ehitatud maja ja seal on eravaldused, aga seal on muidu siin Meelist järve, siin on tamm ja siis vesi jookseb sinna ojasse siis. Põhimõtteliselt selline ojas oli ka kalu täis kogu aeg, siis oligi, et poistega ühel oli kahva ja siis oli üks sild ehitatud ühte kohta ja siis sai nagu seal peal seista ja hoida kahvat ja siis teine siis läks tokiga ja hirmutas neid kalu sinna kahva juurde. Ja siis oligi see naljakas, oli niimoodi, et see kutt, kes hirmutas neid kalu kahvast ja mina hoidsin kahvat ja siis too sõber siis hirmutas kalu, et mina ootan, et kalad tulevad, tema kui lõi tokiga niimoodi kahe käega, siis hakkas libisema. Libises nagu, hakkas juba libisema siin oia sisse. Siis vehkis kätega niimoodi ja siis sai nagu ilusti kaldasse tagasi. Äkki paneb käed kokku niimoodi ette ja siis paneb tjups peakad sinna oia. See oli küll väga hea mäletus. Siis oligi niimoodi, et veest välja tuli, siis oli üleni läbi märg, aga selja peal oli üks siuke umbes nii suur laik vist oli, mis oli kuiv. Ja siis jah, me ikka naerdime, ma ei tea kui kaua, ikka vähemalt pool tundi kindlasti sai selle üle naerda, see oli lihtsalt nii koomiline, kuidas see juhtus. Et alguses nagu oli juba ilusti, sai tavaliselt kaldas ja siis paneb lihtsalt käed kokku, nagu pai täpselt otse peakat. Ja seal on vesi on siin, oli siis mingi põlvini vesi oli seal ojas põhimõtteliselt. Ja siin ojas oli päris huvitav kalu oli, siin oli särjed ja kogred ja aga kõige suurema kala, mis sain, ma mõtlesin, et praegu hakkan mõtlema, siis vaata noorena ei tea neid kalu eriti. Mõtled on särg, on kõik siuke, näeb samasugune välja, aga särg ja siig ja siukused on ikka erinevad, aga siis oligi, et üks mega suur kala sai kätte, mis oli ikka pannid, mis need suured pannid tavaliselt vanasti olid ja kõige suuremad ja siis sinna see kala ära ei mahtunud, oli suur. Praegu mõtlengi, et põhimõtteliselt see sama oligi, et hirmutasime niimoodi kalu endale kahvasse ja siis kahvas oli üks kala ja ma arvan, et see oli siig hoopis siin ojas. Sellepärast, et särjed ei näe nii välja, kui ma praegu mõtlema hakkan. Et põhimõtteliselt õige minu esimene siig oli põhimõtteliselt see, mis mina mõtlesin, oli särg. Siin väga noorena siis oli ka, meil oli siin need bambusõnged vanasti ja siis põhimõtteliselt sai siit tammi august, et seest alt. Käin korra näitan, aga siin on nii kõva heli, et siin vist ei kuule muidu. Et põhimõtteliselt lasime sinna alla korgi ja konksu ja püüdsime kokre. Et kokredele meeldis seal olla, päris ilusad korred olid ka, ei olnud mingid pisikesed kokred, päris korralikud olid. Et sai niimoodi sealt kokresid välja tõmmatud. Elu esimese latika, mis ma sain kätte, aga jäin ilma. Sain ka siit samast tammiaugu äärest kohe, see samast oli täitsa ääres. Olin korgiga ja siis näkkas ja siis oli mingi kilone latikas umbes oli. Sain kätte, siis panin kilekotti ja siin on siuke kallak. Mina panin seda muidugi kilekoti kallaku peale ja mina ei mõtlen seda üldse, et kala võib raputama hakata ja raputab ennast välja. Ja siis oligi niimoodi, et kala raputas ennast kotist välja, siis ma juba nägin, siis oli juba hilja, kui ma nägin ja põhimõtteliselt sai latikast tagasi järve ja jäin oma elu esimesest suurest latikast ilma. Siis põhimõtteliselt sealt teisest kaldast teise pool, sealt ma sain siis oma esimese latika kätte, mis oli mingi, ma arvan 400 grammi, oli siis kõige esimene, mis ma täitsa kätte sain. Muidu kõige suurema latikale ma saanud arvatavasti Emajõest, see, mis ma ühe sugulasega või tuttavaga käisin paadiga kaasas kala püüdmas, kui noor olin ja Sikuskiga siis tõmbasime mööda, tahtsime koha muidugi püüda. Aga mina tõmbasin kuidagi latikal ninast kinni, et siis sain mingi 3-4 kilone latikas oli umbes mega suur lärakas. Mina mõtlen, esimene koha, aga siin ma põhimõtteliselt tookord koha ei saanudki. Tahtsin oma elu esimest koha saada, aga seda ma ei saanud. Ja siis üks huvitav jutt on veel, et siis üks huvitav asi, mis juhtus veel siin samas järves, oligi põhimõtteliselt siin samas kohas. Siin oli muidu meil ujumiskoht, aga nagu näha, siin on kõik kinni kasvanud, et siin ei paista vist ei uju enam keegi. Võib-olla ujute, ma ei tea.
ja kes Meelistes elate, kas käite veel siin Tammioost ujumas või käite ainult seal teisel pool järve ujumas, kus on nagu ujumiskoht tehtud. Siin oli muidu hüpekas ka vanasti, aga enam ei ole. Sai siin Tammiooles hüpekas ja see oligi siuke ilus päev, tuult ei olnud. Siis mina võtsin õnge kaasa, mõtlesin tulen kalale. Seesama hõbelant oli. Siis tulen vaatan, et ohoh, terve järve äärne oli kalamehi täis tavaliselt. Ma sükast asja ei olnud näinud, et nii palju kalamehi oli. Oligi, kõik oli täis. Mina tulin, viskasin siin samas mingi teine või kolmas vise. 3-kilone haug tuli otsa, sain kätte. Ja siis mina panin selle ära kahvasse ja siis hakkasin kodu, üks kalamees tuli siis muidugi vaatama, mis ma sain ja siis küsisin, millega ma püüan. Siis näitasin seda hõbelanti. Ma siis hakkas vabandusi andma, et jah, sellega on muidugi nii hea, seda kala näeb nii hästi. Mina panin kala ära kahvasse ja kõndisin ära kodu poole. Minu kalakäik oli mingi 5 minutit ja olingi valmis. Läks vaataks, mis need kalamehed teevad seal, kas saavad kala ka, mida nad püüavad. Sõidan sinna. Siin on siis Meelistes ujumiskoht. Põhimõtteliselt need, kus nüüd praegu kalamehed istuvad. Seal sai siis madrastiga kogu aeg ujutud ja siis oligi, et siin samas suudmes. Siin on põhimõtteliselt tavaliselt vetikaid täis. Läksin madrastiga siis rahulikult olin niimoodi, ilus ilm oli ja jumala selge oli, kui tuult ei olnud. Sõitsis, olin madratsi peal ja siis vaatan mega suur kala. Siis mina muidugi loll ja noor ja siis läksin kohe tasakesi minema sealt ja siis läksin koju, tõin kahva ja mõtlesin, et see kala seisab ikka seal ja et saaks kätte. Ja täna mõtlen, et see oli umbes 3-4 kilone karpkala. Ma mõtlesin, et siin ei ole karpkala, aga näed, tuleb välja, et on. Aga ju siis on nii vähe, et seda ei näe. Päris ilus põhi, näed, ikka on kala siin, jah? Ennem oli kohe siin üks haug nägepassidel. Suur oli? Ta on mingi kilo peale võib-olla. Jõudsin nüüd siia Kasesalu juurde, mis oli kunagi üks mingi rikkamaid isikuid oli siin, kes ehitas ilusa maja oli, siis isegi bassein oli majas sees ja siin on üks mul kahame jutt ka, aga näed, maja enam pole. Maha lammutatud. Täitsa üllatus, mina ei teadnud sellest midagi. Tühi plats. Täiesti maatasa tehtud. Otsuda. Siin sai muidu kala käidud, näed, järv on seal ja siin oli ilus suur purre. Selle purde juures oli mul üks kalamehe jutt siis. Põhimõtteliselt siin siit tuleb oja tuleb sisse siit Poka järvest tuleb vesi Meeliste järve. Poka järves olid linaskid ilusad alati ja nüüd on põhimõtteliselt ongi siin Meeliste järves on päris hea rikkalik kala. Siin on haug, ahven, linask, koger, mitte koger, vaid see karp ja linask ka siis. Siin on ikka päris head kalad ja suured haugid pidid olema ja latikat hästi palju pidi latikat olema, aga siin pidi latikad muda maitsenud olema. Latikatest ongi see järgmine jutt. Siin oli purre, siis oligi, et Teksiga õhtu ennem tulime ja söötsime, keetsime herneid ja siis herneputru tulime, söötsime siia sisse. Söötsime ilusti siin koha täis, siis järgmine hommik tulime latikat püüdma. Siis saime ikka päris korraliku saagi saime, et juba päris mitu latikat käes, ilusad suured ka, mingi 2 kilo ringis umbes olid kõik ilusad. Ja siis oligi, et tõmbas mul üks suur latikas tuli otsa ja tõmbas mul jõhvi katki. Vanasti olid jube kehvad jõhvid, et see üldse ei pidanud hästi millegi pärast. Jube kehv kvaliteet oli vanasti. See oligi, tõmbas niimoodi katki, et põhimõtteliselt kogu kupatud läks see kork, tina ja konks. Ja siis oligi, et juba mõtlesin, on ilma jäänud ja vaatasin, et tuleb koju minna, et ei ole mõtet enam siin passida siis. See oligi järsku näed, et kork tuli vee peale. Et nägin, kus latikas oli mingi 20 meetrit teema. Siis ma mõtlesin, proovin siis järgi ujuda. Ujunuin järgi juba siis mingi 30 meetrit ära ujunud. Mingi 1 meeter oli puudu, et ma oleks saanud sellest jõhvist kinni. Siis täpselt, siis kui mina jõudsin sinna korgini ja nägin jõhvi, hakkasin võtma, latikas sukeldus.
ja oligi see kork ja konks ja tina kõik kadunud ja ei saanud kätte. Aga noh, huvitav mälestus jälle. Sai kalade järgi ujutud. Põhimõtteliselt oli ka esimene haug oli niimoodi, mis ma sain, oli ka tavalise, oli väike bambusõng oli ja püüdsin särge. Et oli siis saiaga püüdsin särge. Järsku oli siuke vaikus, et ei tundnud enam mitte midagi. Täiesti haud vaikus. Järsku vaatan, korp panen minema. Oli mingi, palju ta olla võis, mingi 100-grammine, 200-grammine võib-olla haug. Võttis saia. Pani minekut ja siis ma sain esimese siuke haugi kätte. Elus esimest korda saiaga ja tavaõngega saadud haug. Rohkem nagu praegu ei tulegi meelde, mida huvitavat võiks olla juhtunud. Mida on kõik põhimõtteliselt ära jutud rääkinud. Nüüd vennad elavad Medistes, keda ma natuke filmisin korra. Päris hea kaamera oli, maksnud 80 € tolle. Nägi ilusti kala all ja see peaks endale ka võib-olla muretsema kunagi. Proovi see lahvenat ja haugi saada. Tema rääkiski, et siis olid kõvasti siit Mediste järvest latikaid saanud ja et paksult on kala täis. Aga see ongi, et järv on nii kinni kasvanud. Et siin annab kala saada, sellepärast et suvel on siin ikka päris õudukas. Et siin on vaja jah korralikku puhastust teha, et muidu ilus järv on nii käest ära lastud. Muidugi need, kes on vallakogu või liikmed või mis iganes, siin on neid nagu nii siuke asi koti kahjuks. Nii et jah, kui teil mingi kalastusjutt on, võite kommentaaridesse panna, et oleks huvitav kuulda, mida huvitavat teil juhtunud on. Järgmise korrani!